No tere, lükkame selle kahepobi siis taas liikuma. Meediakriitika alustab, stuudios on Sven Sildnik ja Andrei Kiige. Tervitus. Ja väga, mis siin öelda, enam kui tormine nädal jääb meil selja taha, mitte üks, vaid kaks skandaali ja need skandaalid ikkagi tormlevad koledasti, aga enne kui läheme selle nädala asjade juurde, siis vaatame korraks tagasi möödunud nädalasse, siis nüüd juba tunamöödunud nädalasse ja nimelt siis presidendi kantselei ja valitsuse nii-öelda konflikt on siin natukene edasi arenenud ja võtame selle teema põgusalt kokku. Nimelt on siis tulnud lagedale nüüd ka kirjavahetus. Peep Jahilo, siis presidendi kantselei juhi ja Mart Võrklaeva, meie armastatud rahandusministri vaheline kirjavahetus on ujunud lagedale ja millest see meile siis räägib. Ja paari sõnaga võtame siit selle ette ja ütlen vaatajatele kahe sõnaga, et kõigepealt kaks meili siis olid seal Peep Jahilolt, kes esiteks rõhutas, et raha on juurde vaja ja selgitas, miks seda raha juurde vaja on. Ja kahe sõnaga öeldes juurde vaja sellepärast, et seoses Ukraina sõjaga tuli päris mitu välistegelaste riigivisiiti Eestimaale ja tekitas sellega ootamatud kulud, mis siis jäid presidendi kantselei kanda. Presidendi kantselei need riigivisiite korraldas, põhimõtteliselt võtab üks selline riigivisiit enam-vähem neljandiku kantselei aasta eelarvest ära, ehk siis igati vajalik kulu, ei sõitnud, ei reisinud president, erinevalt Kersti Kaljulaiust, kes väga armastas reisida. Ja ei olnud ka eriti võimalik sellist asja ette näha ja ammugi puudub iseseisval riigil võimalus öelda teise riigi presidendile, et ei maksa tulla, et meil hetkel ei ole raha. Meil on ainult purksi ja saad hostelis magada, et anna andeks. Kui nii sobib, siis võib tulla, aga muidu on näpud põhjas. Et ei sobi, nii et tegelikult ei saa öelda, et siin oleks tehtud mingeid vigu ja selline asi tuleb ikka ette, küsiti raha ja mis siis järgnes imelik asi. Järgnes see, et kõikide poolt armastatud, mitte võib-olla kõige tugevama mandaadiga rahandusminister hakkas selle peale presidendi institutsioonile lugema epistlit. Ja epistel, mida ta luges, on siis võrdlemisi pikk ja selline hästi laialivalguva sõnastusega. Räägib sellest, et viimastel aastatel tekkinud valitsussektori eelarve puudujääk on püsiva iseloomuga, bla. Seetõttu riigi rahanduse korda tegemiseks, toimetulemiseks on valitsuskoalitsioon seadnud eesmärgiks eelarve tasakaalu, tuttav jutt. Siis räägitakse sellest, kuidas ministeeriumitele on antud suunis kokku hoida. Lisaks on otsustatud, et sel aastal ei ole lisataotluste esitamist, ehkki selline otsus nüüd iseenesest juba tekitab küsimärke. Ja lõpuks veel räägitakse siin edasi-tagasi seda laadi jutte maksupaketist ja lõpuks loetakse veel mitu korda moraali presidendi institutsioonile. Ja moraali loetakse selliste sõnadega näiteks. Ja meenutan veel kord, see on Võrklaev, kes loeb presidendi institutsioonile see moraali. Loodan, et me kõik mõistame, et meie riigi kulude ja tulude suhe peab olema paigas ja pingutame selle nimel, et saaksime hoida majanduskeskkonna konkurentsivõimelisena ja riigi rahanduse jätkusuutlikuna. Hindan väga kõrgelt vabariigi presidendi välissuhtlust, aga ei näe hetkel võimalust, et reservist oleks võimalik selleks praeguses olukorras lisaks juba 2023. eelarvest ja reservist täiendatud eraldatud vahenditele veel lisavahendeid eraldada. Tõlge eesti keelde. Rahandusminister Võrklaev saatis presidendi kantselei kuu peale, ütles, et ehkki me saame aru, et teil on raha vaja, raha meie teile ei anna. Ehk teisisõnu asus siis rahandusminister tegelikult, ja see oli siis juba enne selle konflikti nii-öelda avalikkuse ette tulemist kuskil juulis, ütles, et hoolimata sest, et presidendil on raha vaja, president raha ei saa ja kui vaja, jätka asju ära ja asus niisiis kottima tegelikult presidendi institutsiooni, mis iseenesest jätab natukene sellise mulje, et kas on tegemist justkui mingisuguse, ütleme, kättemaksuga või on tegemist trollimisega või siis on tegemist presidendi institutsiooni survestamisega, et millegagi neist on see, siin üsna kindlasti tegemist ja see, mis nüüd järgnes, siis kas Sildam seal kasutas mingit, ütleme, imelikku nalja või ei kasutanud, see tegelikult võib-olla enam ei tundu nii väga oluline ausalt öeldes ja pigem see tundub nagu Rahandusministeeriumi enda spinn jätkuks sellele, mis siis tegelikult, ma vaatan, et Rahandusministeeriumi enda poolt alustati. Või kuidas sulle tundub? Mulle tundub, et Rahandusministeerium ei ole see koht, kellel oleks mingisugust kapitali hakata kellelegi moraali lugema. See ei ole moraaliasutus, seal ei ole moraalieksperte ja ei ole kuskilt näha olnud, et selle asutuse enda tegevus oleks kuidagi äärmuslikult ja eeskujulikult moraalne. Selles mõttes, millest inimene räägib, on üldse raske aru saada.
Moraal on ju mis asi? See on kokku lepitud käitumisnormide kogu. Ja kui me siis teame, et siiamaani on presidendi kantseleile siiski nagu raha antud, et sellist rahamuret nagu, korra Ilves käis kuskil populaarses saatkonnas oma palgamuret kurtmas, aga üldiselt seda muret ei ole kurdetud. Järelikult on olnud siiamaani kas moraaliga tõsiseid probleeme, president on saanud raha, nii, või on moraal vahepeal ära muudetud. Et kas see muutus nüüd võis toimuda Rahandusministeeriumis, et seal on võetud moraali muutmis või murdmis või painutamis või muteerimis spetsialist tööle, seda ma ei tea, aga näib, et on. No siin peamine küsimus vist, või see on, kas see on kolmas võimalus või ongi see, et on moraal muudetud, et rahandusminister Võrklaeva moraalne kaalutlus, see on siis praegu tegelikult see, millest sõltub Eesti Vabariigi presidendi institutsiooni raha saamine, et mis asi, hea Sven, on Võrklaeva moraal, kas sa seletaksid? No ma kujutan ette, et see moraal on selline asi, mis mõnikord lööb välja ja mõnikord ei löö välja, et kui Ukrainal on vaja abi anda, siis Võrklaeval ei tule sellist juttu, et kuulge sõbrad Ukrainas, meil on siin vaja eelarvet tasakaalus hoida. No saate aru, pagulased, sõjapõgenikud, meil on tarvis säilitada majanduse konkurents. Eelarve struktuurne tasakaal. Et te võib-olla siin tahate... Juhised, suunised on antud ministeeriumitele ja nii edasi. Et meil on siin moraal, saate aru. Meil on moraal, raha ei ole. Unustage see jutt ja minge nüüd... Ei pea võimalikuks. Minge tööle. Et see on huvitav lugu, see näitab, et jutt moraalist ei ole nagu väga pädev, sellepärast, et moraal üldiselt kujutab endast mingit süsteemi. Ühtset süsteemi. Ütlen, et ühes suunas on ühesugune moraal, teises suunas kolmas ja ei ole. Kui nii on, et igal suunas käib asi nii, nagu Jumal juhatab, see on siis väljend, mida meile heidetakse ette, ütleme siis suvaliselt või inimesele tabamatult, siis ei ole tegemist moraaliga, tegemist on moraalitusega. Ja see on üks nagu põhjus, miks ei ole hea, kui rahandusministeerium rahandusminister enda moraalist lähtuvalt langetab ükskõik mis otsuseid, sellepärast et esiteks me ei tea, milline on rahandusministri moraal, ei tea me isegi seda, kas rahandusministril üldse on moraali. Ja seda küsimust... Me ikkagi teame, mis moraal on. Ja see jutt, mida Võrklaev ajab, sel puudub moraaliga igasugune kokkupuutepunkt. Ja seda mitte ainult tänases kontekstis, vaid üldse sageli, kui näiteks kõik võivad meenutada seda juttu, mida Võrklaev räägib, ma ei tea, kas on ka moraalist tulenev, et miks meil üldse on vaja makse tõsta, sellepärast, et keskkond tingib, et seda vaja... See läheb siis keskkonnaeetika alla. See läheb keskkonnaeetika alla, et ütleme niimoodi, et selline lobe valetamine kindlasti mitte moraali alla kuidagi ei käi, et see näitab, et sellel konkreetsel inimesel on moraali vallas suur puudujääk ja seda enam on ebameeldiv, kui see sama inimene, kes on juba varem oma moraalitust tõestanud lobajuttude, lolli jutu ajamisega, toob oma moraali siis kui selle otsustuse aluseks, kas Eesti presidendi institutsioon kui selline üldse peaks raha saama või peaks oma poe kinni panema. Siin meenub üks koht menukast komöödiast Kala nimega Vanda, kus on üks bandiit, kes etendab endast suurt isemõtlejat ja loeb Nietzsche't vabal hetkel ja mingil hetkel läheb siis oma naispoolega tülli ja see siis ütleb talle, mis ta siis tegelikult arvab sellest Hugost või kes ta meil seal oli. Ja üks lause siis, mida vaene filosoof Hugo peab kuulma, on see, et Sokratese põhimõte ei olnud kraba kust saad. Et siin on sama, et kraba kust saad ei ole moraal. No nii, et siin olgu siis sellega lõpetatud jutt Võrklaeva moraalist, võib-olla nimetatud kui, ma ei tea, võrkmoraal, et igatahes... Auk augu kõrval. Jah, auk augu kõrval, et see ei ole hea olukord ja kui vaadata veel nüüd selle eelmise nädala kontekstis, kus siis me käsitlesime ka Sildami küsimust, siis siin on nüüd teine ebamugav olukord, et praegu see tüli on jõudnud nii kaugele, et piltlikult öeldes on reformi minister Võrklaeva sõna versus agent Kristjani sõna ja see, mida nüüd sellest arvata, agent Kristjan, hea küll, ei taha siin Sildami nägu oli niigi, see masenduseni kurb viimati, kui ta andis Postimehele intervjuud ja see, nägu rääkis iseenda eest, ei ole vaja nii-öelda maaslamajat lüüa, aga olukord selles mõttes on kurioosne. Ammu oleks vaja olnud lüüa. Ja oleks vaja olnud lüüa siis, kui inimene seisis püsti, suunatada oma liistude juurde, aga nüüd on niimoodi, et sõna vastu kumba uskuda? No kumbki ei ole usaldusväärne. Väga piinlik olukord. Ja kogu selles konfliktis on ju asi nii, et ega Võrklaev ei ole sümpaatne oma moraali juttude ja kõige oma tausta ja tegevustega. Ja samas president ei ole ju ka olnud meil tore rahva president.
ja jääb ikkagi selline mulje, et president ei rääkinud seda automaksu vastast juttu mitte sellepärast, et talle see maks ei meeldi või tal on meelde tulnud põhiseadus või muud sellised asjad, vaid oli tarvis valitsusega klaarima hakata oma rahaasju, aga oma rahaasju ei taha rääkida, see on võimalik. No selline mulje hakkab nüüd jääma, sellepärast, eks ole, konflikt raha üle, tuli juba juulis, Rahandusministeerium kotis ja lihtsalt ülbitses, ütles, et ehkki on ilmne on, et tuleb tegelikult presidendi kantseleile ju raha anda, need 200 000 riigile on jõukohased, aga lihtsalt kottida öelda, et oi, ei, ja pidada veel neile nõmedad moraaliloengut inimese poolt, kellel mingit moraali ei ole, eks ole, see kõik on nõmedalt piinlik, aga kui peale seda tõesti mingid loetud nädalad, võib-olla kuu aega peale seda tuleb president ja hakkab kritiseerima, ütleme näiteks valitsuse poliitikat, tehes midagi, mida ta enne teinud ei ole. See ei jäta siirast muljet enam. See jätab kehva mulje. Nii on. Nii et ma ei tea, kuidas seda asja kokku võtta, et selles mõttes olukord on nõme, et kaks osapoolt kisklevad ja selles olukorras tegelikult suled lendavad ja mingis mõttes nagu Silda õigesti mainis, et plekid jäävad mõlemad on praegu, ei näe see asi hea välja. Aga ütleme, mõlemad on ka väikest või keskmist plekki väärt. Kindlasti, nad on selles mõttes on kõiki plekke väärt ja jumala eest, et mõlemad on praegu plekke paksult täis. Sodised nagu ikkagi mingisugused porikoonud, aga mure on selle juures see, et mitte kumbki neist pooltest justkui ei esinda seda sellist üldist nagu ühiskondlikku vaimsust. Ühiskondlikku hüve. Jah, ühiskondlikku hüve. Mõlemad esindavad mingisugust teist ja just võõrast osapoolt, mida lõpuni nagu võimalik mõista ei ole ja see on see, mis on ebameeldiv. Selles mõttes, et rahvas vaatab, ütleme rahvas, kes põhiseaduse vaimus võib-olla mõtleb, vaatab seda asja imestusega pealt, et kes need osapooled on, et see on justkui piltlikult öeldes, ma tulen hommikul oma taluõuele ja näen, et mis toimub kaks mingisugust, ütleme, näiteks mingi täiesti võhivõõras hunt ja võhivõõras mingisugune leopard peavad lahingut minu koduõue peal. Kummalgi ei ole tegelikult minu koduõue asja. Sa ei ole kumbagi valinud. Mina ei ole valinud, mida te siin umbes nagu kaklevad, mille pärast, minu pärast äkki. Minu laudast need loomad ei ole. Jah, et need ei ole meie laudast, mille nimel nad siin lahingut peavad ja kui siis selgub, et lahingut peetakse võib-olla näiteks sinu naha pärast, siis seda ebameeldivam, eks ole, on üllatused. Ja teine asi, meil on ju palju räägitud sellest, et võib-olla seda presidenti ei olegi vaja. Eriti sellist, mis ei ole valitud, vaid on määratud. Ja kui ta on nii raske koorem, siis tuleb seda öelda, tuleb see institutsioon koomale tõmmata, president ära koondada ja sellega on asi lahendatud. Saab selle raha siis paigutada rohepöördesse või kuhu iganes. Isandad Võrklaevad seda nagu paremaks peavad. Aga siis tuleb seda teha nagu teistmoodi, mitte seda niimoodi närutada ja peetida. Niimoodi mina küll ei oleks nõus Eesti rahva ühe liikmena presidendi institutsioonist ilma jääma, et tuleb, ütleb Võrklaev, et lõpetame ta niimoodi ära, et ma lihtsalt ei anna oma moraali tõttu raha. Et ei, siis ma olen sellistel tingimustel olen mina igasuguse presidendi institutsiooni poolt, ükskõik kuidas ta valitakse, aga loomulikult, kui rääkida, kuidas see peaks olema, siis peaks, alust sellest on juba räägitud, et presidendi institutsiooni rahastamist ei pea ilmselgelt mitte valitsus otsustama siin selge huvide konflikt, vaid seda peaks tegema Riigikogu, kuid ka presidendi valimine, millest on palju räägitud, ei peaks olema niimoodi, et need samad Võrklaevad lepivad presidendi kokku ja pärast eeldavad vaikimisi, et see sama president ei tule ja ei kritiseeri nende eelnõusid. Ei, presidendi roll ja kohustus on olla vajadusel kriitiline valitsuse kehva poliitika suhtes. Ta peab ka seda olema valmis tegema, ta peaks olema võimude lahususe printsiibi järgi siis nii-öelda tasakaalustav jõud, mida ka Alar Karis, oleme ausad, eriti ei ole olnud seni. Mitte niimoodi, et tasakaalustama hakatakse siis, kui on konflikt oma kontori. Kui raha ei anda. Jah, just nimelt, siis tekivad mured. Siis hakatakse, et see näru näeb välja see asi ja mitte midagi ei ole öelda aga seda. Loodame, et see paneb inimesi presidendi institutsiooni, valitsuse tegevuse ja muude selliste asjade peale mõtlema ja mõlemi, ütleme, väärikus ja au langevad sellele tasemele, kuhu nad sobivad hästi. Aga nähes sellist kisklemist ja seda laadi konflikti on selge, et kindlasti paljude inimeste jaoks hakkab tunduma, et Eesti riiklus või Eesti, ütleme, valitsemissuutlikkus või poliitiline kultuur on mingit laadi kriisis. Ta on olnud seal juba mõnda aega, aga nüüd, kui ütleme kriisi, kui tekib ikkagi erinevaid asju, millel on juba mingisugune sümboolne väärtus, ehk et valitsus ütleb, et ta ei anna presidendi kantseleile näiteks, ma ei tea, 200 000 lisaraha ja seepeale president, kes senimaani üritas selle valitsuse kästi läbi saada, mis ei ole justkui tema nagu selline roll,
tema nagu ootus või roll on nagu vastupidine võimude lahususe printsiibi järgi siis pigem nagu esitada kriitilist positsiooni vajadusel ja peale seda siis hakkab nagu jaurama, et see nagu jätab mulje, et kas siis tõepoolest see jutt sellest pidevast lehmakauplemisest, mis hakkas 100 aastat tagasi, et midagi ei ole tegelikult muutunud, nii ongi ja me teame ju, kuidas eelmine kord läks. Me teame, kuidas läks ja see läks vapsidega ja vapsidega läks halvasti. Jah, et väga kiirelt läks see asi nii-öelda juba siis väljus kontrolli alt, et need muljed, ütleme need sümboolsed sellised asjad, millest me siin praegu räägime, jätavad mulje, et me oleme võrdlemisi lähedal sellisele olukorrale, kus juhul kui kaardid langevad halvasti kokku, siis võib asi juba, me oleme võrdlemisi lähedal sellele, et halva õnne puhul võivad asjad minna kontrolli alt välja. Nii on, aga siiamaani tuleb tunda rõõmu väikestest asjadest. Siiamaani on valitsus leidnud raha selleks, et Pika Hermanni tipus lehviks sinimustvalge lipp. Aitäh! Täname! Ja loodetavasti seda raha jätkub, et ei lõpe see järgmise aasta eel otsa. Mina võtan kokku niimoodi, et ma luban endale sellist sõnastust, mida ma harva luban, aga sellest ei saa mööda, sellepärast, et see on siin tegelikult kohane, aga vanarahvas on sageli Eestis asju niimoodi kokku võtnud, kui see on kohane. Ja see kõlab nii. Sitt lugu. Aga küllalt sitt. Läheme järgmise teema juurde, nüüd kui see esimene asi on selja taha jäänud, meie ees on või meie taga on slaid. Lühikes vaade veel eelmise teemal, kus siis Võrkleva väidet kommenteeris ka Andrus Ansip. Mitte, et see oleks kuidagi õilistaks Ansipit, et selge, et Ansip on teatud siseopositsioon Reformierakonnas ehk siis ei õilista, aga olgu sellega, kuidas on. Järgmine teema kohe, kui ta avaneb, on siin. Nimelt, mis juhtus? Pärnumaal seikles valge lehm koos vasikaga. Mõlemad seiklesid, kuni nende seiklus leidis kurva lõpu. Mõlemad lasti maha ja mis siin meie tähelepanu äratas, üks väikene lõik sellest uudisloost. Nimelt siis selle uudisloo lõpus kirjutatakse järgmist. Spetsialist väitis, et loomapidaja otsustas abitusse seisundisse sattunud loomad hukata, kuna muul viisil ei olnud võimalik vältida ohtu loomade elule ja tervisele. Selline lugu. Väga tore. Pauk ja looma elule ja tervisele ei ole enam vähimatki ohtu, sest elu on läbi ja tervis koos sellega. Et imelik, et meil loomaarstide põhivahend ei ole pumppüss või haamer. Ja sama lugu siis ka Ameerika Ühendriikides käib kogu relvavastaste nutt ja hala selle kohta, kuidas relvad toovad vägivalda. Ei, relvad toovad ohutust. Sellega likvideeritakse vähimgi oht nende erinevate kurjategijate elule ja tervisele või ükskõik milliste inimeste. Ja nüüd, kui me näeme, et loomkatsed on edukalt läbitud, võiks hakata ka inimeste elu ja tervist sama meetodiga kaitsma, seda enda puulipildujaga. Kas ei olnud see mitte Sven Sildnik, kes ütles, et iga arsti nurgas peaks seisma, iga arstikabineti nurgas peaks seisma üks väikene pumppüss? Ma arvan küll. Sellised lood, et kokkuvõttes jah, me mõistame, et on vahel võib-olla tõesti loom nii metsistunud, et midagi muud teha ei ole, kui ta tuleb hukata. Kui loom tuleb hukata, siis tuleb ta hukata. Vanasti öeldi selle kohta, et kas kanal võeti, kuidas keerati kael 2 korra, võeti, lasti seal soolikad välja või veri välja, tapeti ära, löödi maha, mis väljendeid veel on, lõpetati vaese piinad. Kunagi ei räägitud sellest, et see oli ainus viis vältida ohtu, et õnnestus vältida nii-öelda eemaldada oht selle looma elule. Kui ei ole õiget sõna, vaadake sõna raamatust ja kasutage väljendit tõurastama. Võib ka tõurastada, aga räägime asjadest ikkagi nende õigete nimedega. Ei ole mõtet minna ikkagi päris sinna Orwelli maailma, kus nii-öelda sõjaministeeriumis saab rahuministeerium ja räägitakse suust, lihtsalt pudeneb lilli ja kirsiõisi, aga tegelikult selle nii-öelda varjus tehakse mingi rõvedaid sigadusi ja tõurastatakse loomi näiteks. Praegu ju sigadust ei tehtudki, probleem tuli lahendada, probleem lahendati lihtsalt tekstis segast. Ja teksti segast lihtsalt, see on probleem, et ei ole milleks peab valetama, kui ei ole vaja tegelikult. Aga on tekkinud nagu nii siuke ületamatu harjumus, või on see tõesti hirm avalikkuse eest. Aga miks ka mitte tegelikult? Võib-olla tõesti loomakaitsjad, lumehelbekesed. Tuletame meelde, et kusagil oli rebane, kes tungis, nii-öelda metsik rebane ja üpris agressiivne rebane, kes tungis mingisugusesse ruumi ja siis üks ainukene julge mees leidis, kui võttis haamri ja läks ja lõi selle metslooma maha seal ja oigus teda pärast ikkagi lahati seda nii-öelda loomapiinajat. Et see käis meediast meil, oli nüüd juba mõned head aastad tagasi. Ju see hirm on põhjendatud. Et nähtavasti on.
seega võib tänada igasuguseid loomakaitsjaid ja aktiviste selle eest, et meil on tekkinud omaette valetamise kantseliit. Järgmine teema, Ülemiste keskus, võtame kohe, otsime õige slaidi välja ja see on siin. Ülemiste keskus. Vastutustundlikul ärimudelil on suurem väärtus kui arutul ostu peal. Ja seega ei ole, sel puhul siin erandina ei ole tegemist mitte uudisega, vaid tegu on turundusmaterjaliga, nii et me erandkorras täna kritiseerime turundust, aga sellegi poolest mahlakas lugu, mis siis juhtus. No tegemist on Ülemiste keskuse turundusjuhiga, ehkki kannab nüüd uut nime, progressiivsemat nime, turunduse ja vastutustundliku ettevõtluse valdkonnajuht Tiia Nõmm. Nii et lisaks turundusele ka vastutustundliku ettevõtluse valdkond. Ja 2 küsimust, kõigepealt siis Ülemiste keskuse turundusjuht räägib sellest, et ei peaks olema, kritiseerib arutut ostupidu, et kas midagi on sellises asjas valesti? No ostupidudega on siiamaani olnud kõik hästi. Need, kes müüvad, on õnnelikud ja need, kes ostavad, on vähemalt ostuhetkel ka õnnelikud. Ja ma arvan, et selleks need ostukeskused ongi tehtud. Ülemiste keskus kindlasti on käinud suhteliselt suur ostupidu, minu meelest ma olen aru saanud, et nad pingutavad kõvasti. Vahepeal seda ostupidu ei olnud, siis oli kurtmist ja hala, nüüd on taas hakanud täituma ja ostupidu käib. Nii. Aga millest asi räägib, et kogu see jutt on ju ikkagi arutu. Kogu see roheasfalt, mesilased katusel, mingisugune sotsiaalne niit või midagi sellist. Eesmärk on ju müüa. Ja kui sa müüd arutult rohelise asfaldiga, minu meelest on arutu. Ma saan aru, et see roheline asfalt on just selleks, et tekitada seda sama arutut ostupidu, mida inimene just nimelt, et arukas inimene, eks ole, vaataks, kas mul on seda asja vaja või ei ole vaja või on see hea hinnaga või hea kvaliteediga, nii ja nii arutab oma ostu. Aga arutu ostja vaatab, siin on roheasfalt, ma ostan kõike. Ja ta peab nuusutamiseks käpuli laskuma. Enne kui ta läheb kaubanduskeskusse, peab ta laskuma kas põlvili või käpuli nuusutama asfalti, sest muidu ei saa aru, kas see on roheasfalt. Roheasfalt lõhnab nagu kuusemets, seal on osooni, värskust ja siis võib osta kõike. Siis muutub ostmine automaatselt, kuidas öelda, mitte mõistlikuks, vaid kõige targemaks asjaks üldse, mis on võimalik teha. Pühaks, ütleme. Ostmise õilistamine on siin see, aga kui arukas on nagu arvata, et inimene, kes sellist möla usub, on nagu, jah, et see on nagu aga ma olen kunagi müügiteid teinud reklaami alal ja ma tulen appi praegu siin, et seda asja saab natuke paremaks teha. Et see roheasfaldi nuusutamine, käpuli või seal põlvili, ei ole hea nuusutada. Et võib-olla võtaks tüki asfalti, raamiks ära ja riputaks näo kõrgusele sinna sissepääsu kõrvale. Jah, et sa tuled, ei pea käpul, võib-olla mudane ka, vihma sadanud, keegi sülitanud, maha ei ole hea. Aga vaata, nuusutad, korras ja siis alustad seda arukat ostlemist. Ja seal on veel vist oli ka see, et küll nad vist kasvatavad mingisuguseid mesilasi ostukeskuse katusel. Kindlasti hästi mõistlik tegevus. Vaatad, nõmedad püksid. Samas mesilased on katusel. Ma ostan. Jah. Et mul ei ole sinna muud asja, aga ma lähen ainult sellepärast, et neil on mesilased katusel, et kuna nad on õilsad ja nad nimetavad ennast vastutustundlikuks, siis ma tahan sealt osta. Et selline argument iseenesest kui nagu mõistliku, ütleme, ostmise nagu selline definitsioon, see on pehmelt öeldes absurdne. Ma arvan, et see kõik teeb ju reaalselt, teeb see kallimaks. Nad on mingi rahvusvahelise sertifikaadi nimel kõik see läheb toodete lõpphindel, selles oli küsimus. Loomulikult. Ja siis see kallim, sama asja kallimalt ostmine. Sertifikaadi hind on sees, eks ole, sertifikaadi projektijuhi hind, kõik on hinna sees, ükskõik mida sa ostad. See teeb siis selle asja targaks. Jõudu külamehed. Jõudu külamehed. Igal juhul mure on sellega, et jälle mesilased on katusel, ega sa ei näe neid ja sama lugu, et sa soovitasid asfalditükid riputada nöörid otsa. Tuleks ka mesitarud sealt katuselt ära tuua ja paigutada sinna lobisse ja siis see on mitu head asja. Esiteks on seal, inimesed näevad kohe, kes tulevad, kes ei näe, saavad nõelata ja teavad, et seal on mesilased. Et siis sa ometi teed selle järelduse. Ja hakkad ostma. Siiamaani ei ole ostnud väike surakas ostusüst. Ja hakkad ostma. Et igasuguseid palju häid ideid. Kokkuvõtte, jah, siin antakse ka sertifikaate või lehvitatakse sertifikaate, et ollakse hästi keskkonnasõbralikud ja uurisin ka, püüdsin aru saada, et mis sertifikaatidega tegemist on ja selgus, et ikkagi suuremas osas selline tühi mull, et põhimõtteliselt mingid välja mõeldud sotsiaalse konstrueeritud sertifikaadid, millel mitte mingit väärtust ei ole ilmselgelt. See näitab, et müügiinimesed
ilmselt ise usuvad seda juttu või vähemalt usuvad, et ostjate hulgas on nii palju kõlupäid, kellele see rohemull nagu läheb südamesse. Ja nad tõesti arvavad, et see töötab. No ma küsin sult kohe, sina oled endine reklaamitöötaja, mina ka, me mõlemad oleme teinud korralikult copywriteri tööl. Kas sa kunagi oled uskunud ühtegi asja, millega sa oled lagedale tulnud nii-öelda mõnda ideed? No ma olen ikkagi, mõnikord on ikka head tooted olnud. No aga või enamasti sa ikkagi usud, et... Aga muide, ma uskon, kunagi oli uurimus. Üks klient nagu tegi uurimuse, et neil välismaal rõhutati seda, et see toode on hästi ökoloogiline. Ja siis uuriti Eesti nagu klienti ja leiti, et see ökoloogiline argument oli üks nõrgemaid. No sellest on palju aega mööda läinud ja siis seda rohe kisa ja kära ei käinud palju. No mingi ratsionaalne uba näib seal olevat, et kui kogu maailm on seda rohemöla täis, et siis sa haagid ennast nagu vagunina selle rongi sappa ja loodad, et hakkavad ostma. Aga mina ütlen, ei hakka ostma, tuleb teha väikesed sellest roheasfaldist seibid ja siis usklikele panna nööri otsa, et nad saaks kaelas kanda seda ja siis vahepeal nuusutada. Ja kui nad on näiteks vales poes, kus seda ei ole, tunneb, seda lõhna ei ole, käpuli nuusutad asfalt ei ole või võrdled selle õige asfaldiga, ei, ma lähen ikka ülemistesse. Või lihtsalt tahad saada värsket looduskogemust, nagu linnaelust kärast väsinud, tõmbad seda mõnusat värske looduslikku asfaldi lõhna. Kopsud täis ja sa tunned ennast jälle osana ja võib-olla teed veel mingi aruka otsuse, mitte ainult ostuotsuse. Jah. Võtame selle teema kokku. Sellega seoses on mul hoopis üks teine teadaanne. Mina tahaks õnnitleda sind, Sven, selle üle ja ühe asja üle anda sulle. Nimelt meil on seevastu väga loodussõbralik ja keskkonnasäästlik saade. Meie meediakriitika saade on äärmiselt keskkonnasõbralik ja null energia. Ühesõnaga, liiga keeruline, mida ma tahan anda sulle üle sertifikaadi, et meil on keskkonnasäästlik saade ja siin on selle kohta sulle sertifikaat. Palun, Sven. Aitäh. Nii, ja surume ka kätt. No, ole meheks. Tõesti väga oli vaja ja ma usun, et meie vaatajad nüüd on täiesti õnnelikud, et selline hea ja vajalik sertifikaat on. Ja tegelikult mul on ka sulle anda üks väike sertifikaat. See ei ole nii hea, aga see on maailma päästmise sertifikaat. Tänan ja siin on mitu sertifikaati, et kõikidele meie vaatajatele neile, kes on mõtteviisilt rohelised ja kes tahavad kliimat päästa, siis meil on sertifikaat, mis ütleb, et meie saade on kliimasõbralik ja ühtlasi nüüd kõik, kes maailma päästmise ideest on huvitatud, ka selle kohta on olemas meil sertifikaat. Tegelikult, kui olla lõpuni aus, erinevaid sertifikaate on meil siin veel mitmeid. Meil on hooliv saade, mul on hooliva saate sertifikaat siin. Ja mul on siin sertifikaat, et ma sõin sitika ära. See on ametlik, siin on pilt. Nii et ka vegan saade. See ei ole tegelikult vegan. Sitikas lihasööja saade. Igal juhul erinevad sertifikaadid, ei maksa muretseda, vaadake meie saadet ja kui te tahate minge ka Ülemiste keskusesse, nii meil kui neil sertifikaate jagub. Aga järgmine teema. Ja kui me oleme siin juba sellise, ütleme, libeda tõe radadelt siin uisutanud nagu lehmad libedal jääl, kes lõpuks küll maha lasti, siis jätkame seda teed. Ja nüüd on uudis järgmine. Autod teevad Eesti vaeseks. Kui tahame olla jõukas riik, on mõistlik autokesksusest loobuda. Ja selline uudis on ilmunud siis ei kusagil mujal kui Delfi roheportaalis. Kus mujal? Autoriks on sellel Joanna Laast. Kes muu? Inimene, kes selliseid tekste ikka ajast aega toodab kogu aeg, et kas siin on midagi valesti või on kõik hästi? No, kui nüüd ühte jaburat juttu püüda mõistuse positsioonilt analüüsida, siis küsime endalt, kas kuskil maailmas on olemas üks ilma autodeta rikas riik. Minu teada ei ole, kas sa oskad nimetada sellist riiki? Ei tule kohe meelde. Pigem on ikka nii, et kus autosid on rohkem, see on rikas riik ja kus autosid on vähem, seal on vaene riik. Ja kausaalsus käib tavaliselt teistpidi, et autosid on rohkem sellepärast, et ta on rikas riik, mitte vastupidi. Just. Et autod ise ei teevad inimest vaeseks, võib-olla kui inimene ostab endale auto, see natuke vaesemaks samas, kes saaks inimesele keelata, eks ole, endale auto ostmist, kui ta selline soov tuleb. Saan aru, et siin vihjati mingitele uuringutele, mis näitavad, et inimene sõidab autoga, no nii ja nii kulud, ostab bensiini auto, nii, aga lisaks kannab ühiskond mingit meeletut koormat. Ja seal oli Belgia, ma ei mäleta mingite rikaste riikide näitajad, mille järgi Eestis siin läks 10 miljardeid selle peale, et inimesed sõidavad autoga, aga seda ei olnud kuidagi lahti kirjutatud. Milles see kulu siis ikkagi seisneb? Üks asi. Ja teine asi, kui inimesed ei sõidaks autoga,
millised kulud siis tuleksid, kui palju siis tuleks teha rongijaamu, ma ei tea, osta ronge. Ja teine küsimus, kui palju rongidele peale makstakse, see on ju hullumeelne. Veelgi võib-olla aktuaalsem küsimus oleks, et millised oleksid siis tulud, milline oleks meie SKT, kui me ei sõidaks liiklusvahenditega. Kas me siis üldse tööl peaksime käima? Raha peaks ju jääma riigil nii palju üle, miljardid ja miljardid. Raha jääb nii palju üle, et me ei pea enam tööl käima ja nii-öelda siseriikliku koguprodukti tootmises osalema. Me ei pea enam, meie tootlikkus võib ära kaduda, sest meil ju ei ole kulusid. Väga ebaloogiline jutt tegelikult, seepärast, et nagu elu näitab, siis üldiselt inimese eksistentsiga kipub kaasama, kui ta mitte midagi ei tee, kulusid alati rohkem kui tulusid. Ja ainukene viis seda nii-öelda enda kasuks pöörata on töötada ja olla seejuures nii leidlik, et sinu tulud ületavad kulusid. Niipidi käib see asi. Jah, see võiks ka ühiskonna kohta kehtida, aga ei kehti. Aga tore on see, et sellised lood ikka ja jälle ilmuvad, ilma igasuguse loogikata, ilma igasuguste näideteta, ilma ühegi, ainult üks number, aga see number ei ole kuidagi lahti kirjutatud ega seletatud. Ja kui võtta nüüd mingi Belgia tüüpi riik, mis kulutab arutult igasugustele sotsiaal- ja ma ei tea, mis projektide peale, Eestis seda ju ei ole. Ma tahan teada, kuhu Eestis see raha kulub, kui nad võtavad, et siin läheb sama palju kui Belgias. Nad ütlevad küll, et neid uuringuid veel ei ole tehtud. Aga tehku kõigepealt uuring ja hakaku siis rääkima, aga uurigu ka seda, millised on alternatiivid. Kui inimesed autoga ei sõida, peavad neil liikuma kuidagi teistmoodi. Ja mis see maksab? Ja seda ei ole siin tehtud. Lauri Vahtre, kõikidele teatud ajalooteadlane, kirjutas kommentaari ja Vahtrele alati, selles mõttes Vahtre kommentaarid meedia teemal on sageli äärmiselt tabavad ja see on siin üks neist. Ja ma ei saa mööda, ma pean selle ette lugema. Ja kõlas Vahtre kommentaari algus nii. Valitsuskoalitsioon on automaksu õigustamisega jõudnud Salvador Dali leegitsevate kaelkirjakute ja voolavate kellade maailma. Ootan põnevusega järgmist uuringut, kus spetsialistid tõestavad, et autosõit tekitab alateadliku soovi elus nurjuda, põhjustab sügelisi ja kahjustab Eesti veerežiimi. Ja siin tuleb teha üks väike täpsustus, et Salvador Dali oli siiski geenius. Kindlasti. Ja ma väga soovitan lugeda tema geeniuse päevikut, mis on ka eesti keeles ilmunud. Aga võrrelda nüüd mingisuguse sellise joraga. Absurd kindlasti on olemas, aga selle absurdi vormistusel sellist sära ja geniaalsust kindlasti ei ole. Kindlasti see põhiväide justkui meie vaesusallikas või meie rikkuse nii-öelda allikas võiks olla autokesksusest loobumine ja justkui autokesksus oleks nagu mingisugune vaesusallikas. See on minu arvates sinna voolav. Miks me siis eelmise okupatsiooni ajal rikkad ei olnud? Autosid oli ju väga vähe. See võib oleks meeletult rikas pidanud olema. Ja mõlemal meil, me mäletame väga hästi, et meil mõlemad Sveniga oli taskud niimoodi öelda väljas nagu kõrvad. Ei olnud raha, ei olnud. Ja millest oli puudu? Üks suur asi, millest oli puudu, lisaks elamispinnal oligi auto, liikumisvahend, et sa saaksid elada, minna, teha, ajada oma asju, kirjanik võib-olla viia oma, ma ei tea, käsikirjad kirjastusse, kohtuda lugejatega, mõni teise asju teha. Seda kõike ei saanud teha. Selgus, et jalgrattaga ei aja asja ära eriti. Jah. Tartu ja Tallinna vahel rattaga on raske. Väga raske on, eriti talvel. Ja praegu, mina olen autoomanik ja pean ütlema, et see on üks selles mõttes geniaalsemaid asju, et tõesti ma olen saanud juba mitukümmend aastat teha tegelikult, sul tulevad plaanid ja see ei pea nii-öelda hakkama siis lõuga kratsime, jah, ei ole võimalik kahjuks. Et ma ei saa olla mitmes kohas korraga, ma ei saa olla korraga Sauel ja siis olla, ma ei tea, ütleme Mahtras, et sa ei saa ju, kus ma sõidan sinna 2 tunniga või 3 tunniga, kus ma hobuse võtan, hobuse ajan surnuks. Saan praegu seda teha. Hobune ju peeretab. See tekitab metaani, see on kohutav ja just need väljaheited on nii mürgised, et neid tuleb paljudes Euroopa liikides eraldi käidelda, ega seda ei saa põllu peale panna nagu vanasti, see on ohtlik jääde, see läheb sinna tuumajaama jäätmete kõrvale. See on listeeriabakter. Ja. Nii et jah. Aga ma näen nagu seda, et siin on kogu selles rohelises mõtteviisis on üks asi puudu. Okei, repressioonid ja maksud, et ütleme, sinul on auto ja sind maksustatakse. Nii, aga minul ei ole autot. Miks mina ei saa preemiat? See maks tuleks, mis sina maksad auto pealt, tuleks anda mulle, sest mina ju hoian ühiskonda, mina käin ju jala või sõidan sinu autoga.
Pärast saadet läheme klaarime selle oma vahel ära, ajame selle sularahas korda. Aga siiski, miks ei maksta mulle, et ma olen eluaeg jala käinud, ma tahaks selle raha nüüd kätte saada, mida ma ühiskonnal olen toonud. Minu pensioni arvestuses peaks see sees olema. Ma peaks siga palju pappi saama, kui ma pensile lähen. Et mina teen sellise ettepaneku jalakäijatele maksta 3-kordne pension, sellepärast, et nemad on päästud esiteks planeeti, teiseks teinud võrklaeva tuju heaks ja kolmandaks nad on head inimesed. No nüüd sa tegi nii pika sammu, et ma arvan, et selle ühe sammuga sa jõudsid kohe ju Anna Laasti paati ja me umbes saime kõik natukene sellise sissevaatliku pilgu selle kohta, mis toimub selliste aktivistide peas, kes selliseid tekste kirjutavad. Aga vaata, kui sul on sertifikaat, siis tulevad väga head mõtted. Mina soovitan sertifikaati. Sertifikaat ees ja head mõtted järel, just. No nii, meid ootab veel üks põgus teema, aga enne kui me selle teema juurde läheme, leidsin mina ühe sümpaatse ehkki progressiivse Norra näitlejanna ja ma tahaksin teile mängida selle Norra näitlejanna reaktsiooni sellele, ilmselt umbes sellistele uudistele, nagu oli see viimane autouudis. I'm fucking pissed off and aggravated about the press and the media, which job is only to scare people like it's Halloween 24/7, 365. Fucking shut the fuck up and don't scare people fucking every day all the time. Relax! Ruff! Eelviimane teema. Eesti ei kavatse Läti ja Leedu eeskujul saata välja Venemaa kodanikke ja selline uudis siis ilmus ja täpsemalt on tegu sellega, et Läti ning Leedu plaanivad tuhandete Valgevene ning Venemaa kodanike riigist välja saatmist ja mitte niisama, vaid neid, kes kujutavad endast reaalset julgeolekuohtu ehk siis kes on putinistid ja selleks, et neid välja selgitada, on viidud läbi näiteks küsitlus venemeelsete inimeste välja sõelumiseks, kes siis toetavad põhimõtteliselt hetkel näiteks käimasolevat Ukraina sõda, kus Ukraina rahvast hävitatakse ja küsitakse küsimusi, näiteks selliseid, et kas Krimmi annekteerimine 2014 oli õigustatud ja inimesed, kes siis rõõmsalt räägivad, et ja nii edasi, ajavad Putini meelset juttu, ei ole enam väga teretulnud, et tundub niimoodi, et antiputinistlikud tendentsid on kõvasti hoogu kongumas Lätis, Leedus, aga mitte Eestis. No minu arust on tore, et Läti ja Leedu mõistavad putinismi ohtu, ei räägi ainult sellest, vaid ka teevad tegusid ja minu arust toetavad sellega mitte ainult enda riiki, vaid toetavad ka Ukrainat. On ju tore, kui ukrainlased näevad, et putinistid saavad valu veel mitte ainult rindel, vaid ka Riias ja Klaipedas. Absoluutselt. Aga Eestis mitte midagi. Mitte midagi. Mida me nüüd hakkame sellest järeldama? Kas Eesti on niivõrd tugev riik, et putinism ei suuda seda ohustada mingil kombel? Läti ja Leedu, need on sellised väiksed nõrgad abitud riigid, savi jalgadel vaaruvad, 6000 putinisti võivad selle hävitada nagu hetkega, aga meil, olgu neid, mina ei tea, 100 000. Need 200 000 putinisti ei tee Eestile mitte midagi. Või siis on mingi teine variant. Lähme kohe selle teise variandi juurde, see esimene kõlas nii ulmena, et selle jätame kohe kõrvale, see on meile väga suur probleem, 5. kolonn, me oleme rääkinud sellest 100 aastaid. Probleem on pigem siin niimoodi, et kas ei ole tulnud siin, ütleme, viimased aastad kogu aeg, me loeme korra nädalas, vahel 2 korda nädalas selle kohta, kuidas peegeldab EKRE üldse rahvuslaste kaabualt Prigožinit. Meil valitsuses ei ole EKRE-t ega rahvuslasi, meil on täiesti vasakprogressiivsed jõud seal, on sotsialistid, on progressiivid Eesti 200, on Reformierakond, kes on põhimõtteliselt samamoodi sotsialistid ja progressiivid täna, andku jumal mulle andeks, aga see nii on. Et kuidas siis nüüd niimoodi? Et see otsus tuleb ju sealt. See otsus tuleb sealt ja see otsus on putinistlik, saan mina aru. No ilmselgelt, putiniste mitte välja saata, tagajärjed ei ole, tagajärgi pole, sa võid Eestis olla putinist. See on reaalne Putinit toetav tegu, reaalne Eestit ohustav tegu ja jutt, et me ei hakka küsima, nad valetavad. Lihtsameelset saab paljastada küsitlusega, need, kes ei õpi keelt, saab paljastada testiga ja ülejäänud saab paljastada uurides, kes nad sellised on. Meil on ju suurepärased nuhkimissüsteemid. Proovi sa kuskil poetada mõni sõna süstimise või kliima vastu. Kohe on sul silm peal, kohe on sul mingisugused sotsiaalmeedia vanglad, karistused. Vilja Kiisler juba kirjutab lugu kodus. Just, et meil on olemas jõustruktuurid, kel on kujuteldamatu jälitamis, nuhkimis ja silma peal hoidmise võimekus. Kasutage oma võimekust, vaadake nende sotsiaalmeedia üle, vaadake meie venekeelse ajakirjanduse artiklid üle.
noh, selleks ei pea Makarev olema, et vaataks, kui palju neid putiniste seal on. Alustaks avalikest putinistidest, kes seda ise deklareerivad kogu aeg. Kes seda maksumaksja rahaga teevad. Aga ei, et ei, see ei olevat hea idee ja olen ka siit-sealt kuulnud, et kuidas see justkui minevat nagu väga kuidagi kahtlaselt hakkavad meenutama mingisugust küüditamist. Niimoodi kirjutas, vist oli Irja Tähismaa sotsiaalmeedias ja lugesin ja imestasin, lõug vajus vastu maad, kõva kolk käis, ma ei suutnud uskuda, kuidas on see võimalik, et no kui meenutab, siis meenutab, aga see on midagi muud. No midagi täiesti muud. Küüditamise ajal saadetakse inimesi oma kodust ära vaenulikku kohta ja põhimõtteliselt... Seda teeb võõrvõim selleks, et rahvusriiki hävitada. Ja kui rahvusriik võtab enda kaitseks ette mõne sellise tagasihoidliku sammu, et kõige hullemad massuurikad välja saata, neid ei panda vangi. Kõige vaenulikumad immigrandid, kes tulevad siia selleks, et külvata potentsiaalset segadust ja kes ongi reaalne 5. kolonn, et nende tagasi koju saatmine meenutab küüditamist. Selle asemel, et need laagrisse saata, kus nende koht oleks nagu pärast õiglast kohtuistungit istuda mõned kümned aastad. Või jumala eest, neil on kodus mobilisatsioon käimas, Ukrainas on kordavalt öelnud, et priježajte, me vam ždjom. Minge mobiliseerige ennast, sõitke kohale, teid oodatakse seal. Just nii, jutust on vähe abi. See on lihtsalt täiesti fenomenaalne ja mina ei saa aru, kuidas eestlased siiamaani saavad neelata ikka alla neid poliitspinne, kus iga kord, kui valimised hakkavad lähenema, siis need samad progressiivid, need samad poliitilised jõud, kes selliseid otsuseid teevad, hakkavad ühtäkki rääkima, laulma nagu rahvusmeeskoor, nagu ühendkoorid. Nii nagu nad laulavad seda laulupeo kaare all, hakkavad ühislaulu korras vestma jutukes sellest, kuidas rahvuslikud jõud on Kremli teenistuses. Kes siin on Kremli teenistuses? Valitsus. No praegu on valitsus. Hetkel. See otsus ilma küsimuseta on Kremli-meelne otsus. Sellel ei ole võimalik leida seletust. Miks me ei peaks saatma? Me panime kinni Sputniku, aga me ei saada välja putiniste. Miks? Läti ja Leedu on selge võrdlus. Keegi tegi seda Sputnikut, keegi luges seda Sputnikut ja välja ei saadeta kedagi. Paneme lihtsalt lehe kinni, sellest on juba me oleme küll umbes. Lätlased panid venekeelsed koolid kinni juba ammu. Ammu! Ei, me ei saa mitte midagi teha, sellepärast, et meil on siin, kuidas see Eesti 200 ütles, venelasi on rõhutud ja meil on paha tehtud midagi ja praegu nad istuvad seal Toompeal meil. Mul see imest, et siin on täielik putinistlik kamarilja. Sellel ei ole lihtsalt võistluspärast selgitust olemas, mis toimub.